Märt Sults. Auväärt esimees, linnavalitsus, kolleegid. Tähendab, et selle sõnavõttu ajendas niisugune asi nagu härra haridusminister Aaviksoo sõnavõtt, et ta maksab koolidele preemiat, kes panevad kinni gümnaasiumiklasse. Niisugust sõnavõttu nagu ei saaks üks inimene nagu rääkida, see oli Postimehes alles hiljuti. Ja selle sõnavõttu tulemusena ma tegingi repliigi oma Postimehesse, tähendab isegi siis, kui mul üks õpilane on 10. klassis, ma avan 10. klassi. Tähendab, et kahjuks me sõltume riigi käskudest korraldustest ja kui riik kirjutab meile midagi ette, me peame seda täitma, kas me tahame või ei taha, siis pole lihtsalt mitte midagi teha. Meie saame ainult korraldada sisuliselt mõned asjad ümber, kas kokku panna, lahku panna, midagi hulluks ajada. Sisuliselt on gümnaasiumi õpetajate palgafond kukkunud alla 14 kopikatega %, see on tõsi ja fakt, nii et siin rääkida mingist asjast, et Tallinna linna käitumine paneb direktorit tõmblema, see on vale. Direktorit paneb tõmblema riigi käitumine, kes võtab ära igasuguse kindlustunde, igasuguse eetika, aate ja kõik muud asjad. Et siin härra hea sõber Tarmo pani natukene metsa, sellepärast, et meil ei ole klassikomplektide järgi arvestust, meil on arvestus riigis ametikohtade järgi ja peade järgi, tähendab, ühe õpilase peaga liigub raha ja täpselt nii palju, kui päid on, täpselt nii palju raha on ja täpselt selle raha eest saab palgata õpetaja, täpselt sama palju saab anda süvaõpet ja kõiki muid asju. Täpselt sellepärast, see on üks põhjus, miks pärast mul on üks klass, mitte 2 klassi, sellepärast 2 klassi üldainete tunde ma ei suuda kinni maksta, säilitades süvaõpet. Nii et järelikult tuleb panna 1 klass, siis ma säilitan oma kunstiõppe, süvaõppe ja üldainet seisan mina ise klassi ees. Õige, nagu eelkõnelenud kolleeg rääkis, et tuleb kuulata neid inimesi, kes klassi ees seisavad. Ja mina nüüd ei tea, kuidas härra Aguriga lood on, aga mina seisan iga nädal 12–14 tundi klassi ees ja teen keemia, füüsika ja matemaatika tundi ja 10. klassi ma võin rahulikult avada ka ühe õpilasega, sellepärast mul on akrediteering gümnaasiumis 6 süvaõppe ainetunni või aine andmiseks ja ma võin üksinda neid tunde anda. Ja samal ajal ma olen pool haridusfanatt, nii et järelikult ma ei taha sellest raha ka saada, nii et peast naine süüa annab õhtul. Rohkem pole nagu mitte mingit probleemi. Ja tervis on muidugi hea asi, aga mina ei tea, kus kohas ma võtan 20 kilomeetri läbimiseks hommikul aega, sest mind ootab minu suurepärased 600 õpilas, kes tahavad kõik direktorile tere öelda, kalli teha ja kätt suruda. Et mul on 6 korrust koolimajas, mina saan oma spordi kätte 6 korruse peal ringi jooksmisest, tähendab, et mul on sammulugeja peal, sammulugeja on hästi kogu aeg 20–3000 sammu peal ja mul tervise pärast nagu muret ei ole vaja, sellepärast, et mul on liikumisvaegus täielikult rahuldatud, ma kabinetis istuma ei pea, mul on mobiilne arvuti kogu aeg kaasas, nii et ma soovitan tulla vaatama kolleegidel, kuidas üks kontaktdirektor töötab koolis. Et tähendab, et selles suhtes on hästi. Ja tuletan meelde suurt klassikut Joosep Tootsi Suvest. Seal, kui nad istusid teele juures ja keegi seal kõnet pidas, siis äkki üks ütles nii, et ossa vanapõrguline, Toots on hakanud oma hinge eest hoolt kandma. Nii ma tahan öelda lõpetuseks nii palju, et ossa vanapagan, Agur on hakanud oma tervise eest hoolt kandma. Aitäh!